ohoo, hea kaardipere! Meie teeme taas teie ees suure kraapsu ja kummarduse. Hooaja teine etapp siin Käina kardirajal oli väga lahe ja mis on nagu hea meel, et see kvaliteet on pigem see sõidupuhtus ja joon, see on nagu veel paremaks läinud. Et suured kiitused kõigile osalejad, veel suured kiitused ja kummardused head emad, isad, vanaemad, abilised, tiimid, kes te siis oma pilootidega olite siin üritusel väljas ja neid abistasite ja tegite selle sõidupäeva siis võimalikuks. Suured tänud kõigile teenindavale personalile, kohtunike töögrupp, sekretariaat ja nii edasi, abilised, no väga lahe, kui te olete olemas. Ja mis siin ikka, hakkame pihta. Siis võtame pingeread kokku. Väike see on, et siis kohustus kõikidele poodiumile pääsejatele. Et nüüd on nagu uus tava, õhtul lähme praami peale koos. Kõik, kes on saanud täna poodiumil, peavad ka siis oma tänu märkimisväärselt praami peal siis oma kaasvõistlejatele siis välja näitama, ehk siis välja tegema. Kõik poodiumil osalejad. Ja siis loomulikult, kes hea sõber, kes sa täna poodiumile pääsenud ära ole, siis tagasihoidlikud Tiiu ja Tõllu ja Pireti peal on imemaitsvad roastbeefid, väga head mojitod ja nii edasi, menüü on suur. Ehk siis võitjad kompenseerivad selle. Aga nüüd meie kõik see lahedam äge klass, raket algajad, need kõik see pisemad poisid ja tüdrukud, neid oli täna lahe, neid oli siuke äge kolmik oli koos, vahetasid ka päeva jooksul positsioone ja väga lahe kolmanda koha sai täna raket algajas Miia Bell-Tilk. Ehk siis Miia veel sai ka, kõik kes mäletame, siis esimene etapp oli ju vigurväntade sõit, oli Raplas, täna oli tavaformaat ja Miia sai juba kiiremat hoogu küll ja küll. Miia, kus sul rohkem meeldis, Rapla või siin? Siin sai kiiremini sõita, on ju. Lahe, Miiale meeldib Hiiumaal, ikka ja alati. Nii. Ja meie teine koht, minu arust ei ole veel viieseks saanud. Ikka veel 4-aastasena eelmine hooaeg alustas ka ja veel on 4. Varsti tuleb sünnipäev, kindlasti olete Keilile oodatud külla ju. Võime tulla karti sõitma sünnipäeva puhul koos Keiliga. Täpselt nii. Aga teine koht, Keili Kaival. Keili, kus sulle rohkem meeldis, kas Raplas või siin? Keilile meeldis Raplas Viguris. Nii. Ja nüüd täna esimene koht, no loomulikult, kui poeg otsustab hakata karti sõitma, siis isa soovitusel valivad kindlasti klassi, kus on ilusad ja toredad kiired tütarlapsed. Debüüt võistlus ja esimene sportklassi kogemus, debüüt ja esikoht Eron Ojasaar. Et Eron sõitis ka Raplas ja Nagapa sõitis ka siis kaasa vigursõidu, aga seal oli siis veel hobikaardiga ja Eron on ka natukene isa moodi, et valib ka võistlusklassid, kus on toredad tüdrukud. Palju õnne, Eron. Tuli poiss. Nii, ja tänane mikroklass tuli siis tegema, kus sa ikka, et sul järgmine, meil on Eesti meistrivõistluste sõitjad, me tegime neile täna eraldi valmistava sõidu, nad juba nädala pärast peavad siis Põltsamaal meistrivõistlustele
osalema, aga siin ka väike näiteks, väike taktika, et see, et sa nädala pärast Põltsamaal saad kiire olla, selleks ei pea alati Põltsamaal trenni tegema, vaid selleks tegelikult imehästi, ma arvan, paremini sobib isegi Käina kardirada. Et väike salavõistlus, mikro 3. koht, Aleksander Estrin. Palju õnne. Sa oled esimest korda sinust? Lahe. Teine koht, Remi Reitel. Kas Remi on uskumatul esimest korda või? On ennem ka käinud, jah? Okei. Kuidas sul meeldib uskumatul? Meeldib küll, jah? Lahe. Ja esimene koht, Viljandi võidusõitja Harald Mägi. Harald, sa lähed Põltsamaale ka? Lähed Põltsamaale ka sõitma? Okei, nii et oli hea treening. Revi, vaata siia. Super, aitäh. Munnikomma. Vaikselt Me ei tohi ära minna. Just. Ja nüüd mikrovõistlusklass edasi, aga kes siis on harrastajate grupis uskumatud sõitjad. Täna väga lahe 4. koht, Andere Vaua. Tubli. Kuidas sulle meeldis võistluspäev? Oli äge oli, jah? Meeldis sulle see rada? Okei, mitu võistlust sul on tehtud juba uskumatult? See oli teine või? Ander oli see uskumatus, teine kardivõistlus. 3. koht, juba kogenum piloot siis. Meie äge sõber Reiko Kiisk. Reiko, kas oli täna hea sõit? Jäid rahule? Sa valid kiiresti, Reiko. Aitäh sulle. Teine koht ja siin vana raketikangelane Henri Türke. Palju õnne, Henri. Ja esimene koht, no kui juba käinas on võistlus, siis hoolitsevad ka hiidlased selle eest, et mingid karikaposu ja võidud jääks ka koju kätte ja sellega sai väga hästi hakkama Ron Romet Pärn. No Ron jäid rahule? Oli lahe võistlus. Väga ägedalt pani. No nüüd juba isu tõuseb. Andra väga tubli. Väga lahe Andra. Onu Kalev oli tükk aega, etapp oli 25. Mul läks kauem aega või 4. sai. Nii. Nii. Ja nüüd uus edasiminek. Võistlusklass mini. Läbi aastate sõidetakse 2 mootoriga. Mini Rotaxi tüüpidega ja siis see vana hea Mini 60. Poisid on natuke hakanud jonnima, andsid alla, nemad selle Mini 60-ga hakkama ei saa. Väga ei saa. Aga sellegi poolest jälle, et minimootorid au sees oleks, siis ei jätnud jonni meie Hiiumaa kohalik tüdruk, kes siis on meie sarjas juba paar aastat sõitnud. Nüüd on siis debüüthooaeg Minis ja ta sai väga ägedalt selle minimootoriga sai hakkama, püsis nagu siuke lahe jaanipäeva takjas seal poistel sabas küll ja ega ta liiga palju hingamisruumi jätnud. Minimootoritest esimene koht, Keitlin Oolmets, Hiiumaa printsess siis. Palju õnne, Keitlin. Ilusat koolivaheaega.
ahah, ja nüüd need poisid, kes siis kardavad Mini 60-ga sõita. Lähen võtan isalt sealt Rotaxi mootori. Lauri, ka sinult on ostetud ju talvel neid kokku. Ja poisid enamasti ostavad. Tüdrukud julgevad panna edasi. Okei, 5. koht. Karl-Joosep Jaanimets. Kuidas jäid sõidu rahule? Oli, mis oli, on ju. Järgmine kord kiiremini, eks ju. 4. koht, Oskar Piilas. Tule siia, Oss. Kuidas sa rahule jäid täna? Oli äge päev, on ju. Tegelikult läheb võim. Ahah. Ja miniklassis debüüthooaeg, minu arust isa võib vangutada, isa, kus sa oled, on debüüt ju, ennem oli kuskil Raketis. Ja täna 3. koht, printsess Miialis Vainumets. Kooli vaheaeg on lae on ju viia. Saab lõpuks võidu sõida ja kommi süüa ja... Kas sa teed praami mulle välja ka või? No mida ikka? Mida ikka? 2. koht, Jaan-Markus Laidmets. Nii, Jaan, kuidas sul sõidupäev kulgeb? Hästi, jäid rahule. Nii, ja 1. koht, noormees Riko Väljamäe. Sa vist jäid rahule, sina võitsid. Meeldib sulle võita? Oli esimene võita? Lahe, palju õnne! Mine kärus, mitu tükki on vaja. Lauri! Mine minu kärusse too teisi jalgpaksarit too karitas. Ise valid. Kuskil ka meil need eid. Nii, võistlusklass Rotax Junior oli ka täna vist 5-6 sõpra oli koos. Oli väga lahe võistluspäev. Täna 3. koht ja Hiiumaa ei anna alla. 3. koht. Hiiumaa noor tuleviku lootus Martin Randmäe. Ja tuli Põmaki, tuli ära Martin. Poodiumile. Esimene poodium junnis. Väga hea. Pommi siia. Väga lahe. 2. koht. Gert Laht. Ja 1. koht Ragnar Loorberg. Ragnar, sorry. Ma olen ise karjunud neist, noh. Ma olen sarjumisest saanud. Ma sain ka kunagi poodiumile. Okei. Nii, ja nüüd rullnokkade klass, kurikuulus Rotax Max, neid oli ka 10-11, siuke väga lahe kollektiiv koos. Väga ägedad, siukest 2 puhast battle'it hiiti sõitu. Ja parimad, kes said sealt kõrgemaid kohti, oli näiteks 3. koht Kennet Pikas. Kennet. Kes on Kennet? Sa oled debüüthooaeg Tallinnas. Debüütpoodium. Lauri, debüütpoodium on Tallinnas. Mis sa arvad, on kaardisõidumaterjali?
igal juhul. Igal juhul. Palju õnne, Kennet. Teine koht, Evert Gutmann. Evert on ka teada-tuntud uskumatus juba aastaid sõitnud ja muidu aga teeb siin vanematele teeb säru. Palju õnne sellest vähe mässelari ja saite puhtalt läbi. Okei. Ai, ja esimene koht, ega see Hiiumaa alla ei anna, et see kardiklubi töötab ja siin tehakse tööd ja trenni ja tuuakse neid karikaid. Läheb ka see esimene koht Max klassis koju ära, Kevin Lääne. Klubide arvates minu arust Hiiumaa juba peaks juhtima. Kuule, aga teine pätel teile teeb. Tuli poisid, oli küll jah. Nii, ja lähevad järjest toekamad, et nüüd jätke, hea publik, jätke meelde, et me enne mainisime ära, et siis praami peal võitjad teevad siis välja ja nüüd on võistlusklass, kus siis tegelikult ma tean, et poistel on seal natukene pensionisamba tagalat järgi jätnud ja võite neid kallimaid pihve täna valida küll Tõllu või Pireti peal. Ahah, Leiger, selge. Elagu Leiger. Aga võistlusklass Rotax TD2 ka väga äge kümnene seltskond koos ja hästi lahedad 2 hiiti sõitu, kus siis 3. koha tuli ja nägi võitis härra Villem Pomerants. Just. Ahaa, teine koht. Meiega kunagine raketikangelane, ka 10 aastat uskumatuse harrastajates pannud igaste raketite ja minide ja asjade ja tänaseks, no minu arust oli alles siin raketis, nüüd vaatad, nime on ju kurat TD2-s. Aga sellegi poolest andis poistele ägeda lahingu printsess Kertu Valing. Yes. Kooli vaheaeg kardivõistlustel poodiumile, mis saab parimat olla, oli lahe. Nii, ja esimene koht ka siin aastaid tagasi uskumatus siis kardikarjääriga alustanud TD2 sõdur härra Ivo Pärle. Vahepeal Ivo oli kadunud meil, ta ei saanud pensionisammastest raha kätte ja nüüd talvel õnnestus, raha hakkas tulema ja ta tuli tagasi. Tubli poiss, väga hea sõit. Ja nüüd läheb järjest kangemaks, lähevad need kaatsetid, olid ka 3 sõpra käes ja kui TD2 poistel-tüdrukutel võib praami peal välja siis lasta endal joogi või prae teha, siis nüüd võite juba kajuti võtta. 3. koht, härra Juhan Ansberg. Jäi haigeks. Läks ära või? Jah. Aadu, sa oled sõber? Ta on tegelikult siin kuskil, ta on seal hotellis. Aga midagi juhtus? Lihtsalt haigestunud. Nagu mul. Okei, Juhan jäi haigeks. Välja peab ikka tegema. Välja, ta sellepärast läkski ära. Nii, teine koht, Hanno Aua. Hanno sai hakkama väga laheda, tegi 2 hiiti ära. Esimene hiit natukene korra komistas, aga teine hiit tegi endal sõidu mugavaks, õige kiirusega, palju õnne. Ja esimene koht. Ka väga äge mudilane oli vanasti, nüüd suur poiss, isast on juba piikem, härra Hugo Parts. No vaatame. Ringiga tegid ära väga aega, ma ei mäleta. Juhan jäi haigeks, ta pidi nii kiiresti järgi. Võta teine kord aeglasem.
aitäh. Ahah. Ja nüüd Murutraktorite liiga 4 takti sport, võtad naiselt muruniitjalt mootori ära, tuunid üles ja tuled karti sõitma. Tõsised mehed, noored tulevikulootused, unistavad MM-i pääsetest ja nii edasi. Kolmas kord, härra Ants Väesoo. Härra Ants. Veel ka loodab siirelt, et hooaja lõpuks saab välismaale MM-i etapile. on kommi ka? Kommi? Ikka anname. Teine koht, ajavõtumees. Pane karika sisse. No Ants, me anname kohe. Martin Preismann. Martin. Tule jooksuga nüüd. Maa laiku, no ei saa, nemad ei saa teisi kohti. Starti juba poodiumit. Niimoodi saabki. Aega võtad ka samamoodi. Ta tegi endale kohta. Õige koht, kuidas ei jumal laiku. Siukse tempo peale Martin esimeseks ei saa. Ma kasvatan omale konkurenti. Ja nüüd esimene koht, Antsu ja Martini väga hea sõber, konkurent ja tänase võidu liider, härra Rain Piilas. Väga lahe hiis nagu. Väga ägedalt. Oi. Et siin on tunda... Mul lamba nüüd nii verel, et ma ei tea, mida ma teen. Siin on tunda tõelist maailma klassi tippude õngu, tublid poisid. Mine. Lähed pakki peale. Ahah. Ja hobikardid ka, väga äge loomulikult tulla ja teha seda kaasa väga ägedate pillidega, mis on siis rendikeskustes olemas. Täna ka mitmeid sõitjaid seal ja kolmas koht, Aleksander Kiil. Palju õnne, Aleksander. See oli lahe sõit. Teine koht, Armin Toomik. Palju õnne. Oli lahe sõit. Meeldis. Ja esimene koht, Oskar Robert Tagel. Oskar, sa oled kohalik veel? Ei ole. Mandrit on ju? Kus kandis? Tallinnast tuli. Tallinna poiss võitis Käina kardinal. Esimene võit Tallinnasse täna. Ma kommi ka saan. Kadri ma ka. Alustame seekord niipidi. Niipidi. Ahah. Retro N. Nad endiselt sõidavad ja kimatakse ja tehakse aega. Nendega täna 2 sõitjat, teine koht. Härra Sander Pajumets. Ja lahe pätel oli täna Sandril Minsk ja Z siis panid oma vahel, jagasid puid ja maid. Täna küll andis siukse natuke ruumi Minskile, aga ega ta palju ei jäänud. Ja esimene koht, Elton Gutmann. Et poeg maksis isa Retro N-is nii nagu peab ju, jumalast õiget asja. Milleks sõita lihtsalt Maxiga, kui tu saab ägeda Minskiga panna vahveid riideid. Kuule väga lahe. Nii. Lähme Gramm ja Retro. siis juba võimsamad pillid, nendega te ei pea Tiiu Pille Leigriga koju minna, need mehed võtavad teile täna kaatri võtavad, seal peab seda vahendeid olema, et nendega ruttu sõita. Ja võimsad mehed ja täna Retroas 2 kangelast kohal, teine koht, härra Priit Vajakas.
kas on meil Priit olemas? On, Priit on olemas. Priit juba sätib kaatrit, nii et rahvas, kes tahab kaatri peale ruttu Priidule järgi. Palju õnne, Priit. See oli lahe. Ja Priiduga koos väga hea Priidu sõber, härra Aadu Kroon. Esimene koht. Palju õnne. Jah. ei jõua nii ruttu pilti teha, Priit ära tuleb. nii, siis 2. Ja nüüd meil uuest aastast, meil on uuendusi, meil on võistlusklass Retro Pro. See on veel luksus, nende poistega saate luksusjahtidega täna üle mere. 2 kangelast oli koos ja nendest teine koht täna. Härra Paul Kesa. Oot, sõitsid lõpuni ikka või? Paulil läks natuke rehv katki või? Oli midagi või? Jah. No ikka läks, Otil läks ka, aga härra saab mossitama ja pane ikka edasi. Ja esimene koht, ta pole mitu aastat meil külas käinud, aga täna jälle tuli Hiiumaale. Minu arust ongi vist rohkem Hiiumaal käib külas, aga väga lahe, vanameister. Ei saa niimoodi öelda. Ütleme ikkagi tulevikulootus. Härra Ülar Jeblakov. Et siis väga lahe ära. Ja siis ära unusta jahisaara. Kohe viib. Jah. Olid tellitud Retro Pro õiged värikad tuleb postiga järgi. Et mis pärast oli? Ei ole vaja. Kastis oli. Nii, that's it. Ja, vist ongi kõik või? Ülilahe, ennem kui tuleme ühispildile, paneme paatidele kindlasti platsid, prügid võtame kaasa. Jäi veel ennem tänamata Aitüma jälle Hiiumaa kardiklubi. Üliäge on teie siia tulla, võtate vastu, millega kõik see aitate, panete õla alla. Ülikihvt. Ja nüüd nautige kooli vaheaega, kes jäi suve tööle, tehku parandagu kahed ära, ega võidusõitja ei saa rumal olla. Käige Õlle-Summeril jaanituledel laulu tantsupeole, natuke lõõgastuge ja kohtume, nüüd oleme väiksel suvepuhkuse flow'l. Kohtume Põltsamaal augustikuus pildile ja siis ruttu praamile. Kõik mehaanikud, vanaemad, isad, emad, tädid, kõik toetajad, mitte ainult sõitjad. Et kõik perepildile. Läheme hästi ruttu, kui läheb kaater, saate aru. No tulge kiiremini, ei saa venida. Ta jäi natuke haigeks. Ta läks just tegema. Kertu ka pildile. Nagu kaadrisse. Võtke kokku. Võib-olla, vaata, kui see... Kuidas on, mahub kaadrisse praegu ka? Mahu. Nii, läheb veel kokku. Esimesed pikemad laske põlvele. Oi, Keili, sa oled ka... Keili, sina lase ka põlvel ja sa oled juba kasvanud suureks. Väga lahe. Korras. Kohtume Põltsamaad, head suve kõigile! Aitäh! Lauri! Eri tellimus!